paari sõnaga endast, et olen ma tõesti Rahvatervise Akadeemia koolitaja, toitumisnõustaja, hariduselt varasemalt siis algselt omandanud loodusteaduste magistri, hiljem rahvatervise magistrantuuri ja toitumisnõustajana, koolitajana juba 7. aasta siis tegutsemas. Ja selle aja jooksul on samuti mul kokkupuuteid siis vanemaealiste inimeste toitumisega, nii et räägin ka sellise praktilise poole pealt. Aga mis on erinevat sellest, kui me jõuame siis nii-öelda vanemasse ikka, et tegelikult on teatud erinevused, küll mitte väga selliseid olulisi, aga kõige olulisem on see, et saades vanemaks, meie energiavajadus väheneb, ehk et me ei pea enam sööma sellises koguses nagu siin tööealisena või lapseeas, et vanemaks saades energiavajadus väheneb, ehk et on võimalik siis justkui vähema toiduga katta ära enda vajadused. Küll aga on selliste meie kehaga toimuvate füsioloogiliste muutuste tõttu tegelikult toite väärtus ehk et selle toidu kvaliteet ja see, et me saaksime sellest toidust kätte kõikvõimalikud toitained veel olulisem kõrgemas eas. Ehk et see, et minu laual oleks tõepoolest väga toitainete rohke toit, on siis ülioluline, et ma tegelikult võiksin süüa vähem, aga samas on hästi oluline siis jälgida, mida see toit endas sisaldab, et mul ei tekiks mingisuguseid puudujääke. Kuna liikumine võib tihtipeale vanemas eas jääda madalamaks ja ka toiduga ei saada võib-olla nii palju selliseid toiduvalkusid, et kas ei ole neid menüüs, mis need valgud on, selleni ma jõuan ka, aga tegelikult on ohukohaks see, et lihasmass väheneb, mis vanemas eas on just nimelt väga, väga oluline säilitada, et ei oleks sarkopeenia ohtu, et ei oleks kukkumise ohtu, et selle külje pealt on jällegi siis väga oluline jälgida, et menüüs oleks teatud toiduained, mis need on, selleni ma jõuan ka. Ja kui enam väga palju võib-olla enda toidu laua pärast ei muretse, lapsed on kõik kodust läinud, elate võib-olla abikaasaga või üksinda kahekesi, siis võib-olla sageli vaatame, kuidas selle toiduga hakkama saame, midagi tee või kohvi kõrvale, et siis teine ohukoht on see, et kui menüüs on väga palju selliseid saiakesi, küpsetisi või pastatooteid, et siis jällegi see võib viia siis käsikäes siis sellise lihasmassi vähenemisega tegelikult rasvaprotsendi suurenemiseni, mis on ka murekoht, et lähtudes sellest, et meie südame-veresoonkonna haiguste üheks riskiteguriks on kõrge kehakaal, et siis on jällegi võimalik tegelikult teadlike valikutega seda riski vähendada. Ja vanemaks saades erinevad ravimid, mida haiguste tõttu tuleb kasutada või haiguste enda sellise mõju tõttu on muutunud toitainete imendumine, on muutunud seedetegevus ja tihtipeale muutuvad ka toiduvalikud, et milliseks nad muutuvad, seda jällegi kohe vaatame, kohe räägin. Nii et tegelikult saades vanemaks on justkui nagu palju muutust vajaduste mõttes jällegi suurenemist, kui muidu need toiduvalikud võib-olla lähevad lihtsamaks, siis vajaduse mõttes tegelikult just oleks vaja, et nad oleksid hästi läbimõeldud ja see menüü püsiks siis võimalikult mitmekesisena. Vanemaks saades muutub meie seedensüümide aktiivsus ehk et see toit, mida me sööme, selle seedimiseks, töötlemiseks ei ole enam meie seedensüüme nii palju
samamoodi maahappe tootmine väheneb, mis toob siis kaasa selle sama valkude vajaduse suurenemise selles mõttes, et selleks, et ma saaksin valkudest vajalikud toitained kätte, on mul vaja siis üle vaadata, et mulle kindlasti menüüs oleks piisavalt. Kui palju on piisavalt, selleni me jõuame. Meie soolestikubakterite tasakaal, mis on hästi sõltuv toitumisest, mis on sõltuv eluviisidest. Jällegi, kuna tihtipeale on siis vaja võtta erinevaid ravimeid, antibiootikume, toitumine ei ole nii tasakaalus, kui ta võib-olla võiks olla, et see mõjutab siis meie soolestikubakterite tasakaalu, aga see omakorda mõjutab meie immuunsust, meie enesetunnet, ka seedeprotsessi, toitainete imendumist, nii et kõike, et tegelikult on meie keha siis hästi omavahel seotud erinevate tegurite tõttu. Ja teatud toitainete omastamine võib olla siis ka selle seedesüsteemi muutuse tõttu häirunud, et ei saa enam toidust neid toitaineid niivõrd hästi kätte kui siis nooremana. Eakate toitumist mõjutavad väga-väga mitmed tegurid, et sellepärast ka tänane ülevaade sellest, et kuidas võiks, ei ole kindlasti selline nagu ettekirjutus, kuidas peaks olema, et nii ideaalselt kui vähegi võimalik võiks siis süüa, sest tegelikult mõjutavad erinevad erinevad tegurid, näiteks sotsiaalmajanduslik seisund. Kas mul on reaalselt võimalik endale mingisuguseid asju lubada, kuivõrd hästi on toidu kättesaadavus, milline on üldse minu võimekus süüa teha, et ka Parkinsoni tõve puhul on seal ju olulisi piiranguid, ehk et kui palju on mul siis kõrval neid inimesi või tugiisikut või kedagi, kes saab aidata selles osas ja millised on need kõige lihtsamad võimalused hoolitseda selle eest, et minu menüü oleks niivõrd tasakaalus, kui see võimalik on. Et kindlasti ei ole täna minu sõnum see, et kas kõik või mitte midagi, ehk et kui ideaalselt ei saa, siis on natukene pahasti. Et siin on väga-väga palju erinevaid tegureid, millega paratamatult tuleb arvestada. Nii et tänase selle 45 minuti lõpuks ma annan ka siis võib-olla selliseid lihtsamaid soovitusi, kuidas muuta seda toitu siis toitaine rikkamaks, ehk et milliseid valikuid, milliseid võimalikke viise, et ei ole ka olemas ühte kindlat sellist imeretsepti või ühte sellist kava, mis ma ette annaksin, et siis selle järgi tegutsedes on kõik hästi, et inimesed on erinevad, võimalused on erinevad, haigused, kõik muu kaasub, mis sellega kaasas käib, et sellega kõigega tuleb paratamatult vanemas eas siis arvestada. Sagedasemad murekohad, mis eakatel on, mis puudutavad siis toitumise poolt, on see, et sageli unustatakse ära juua või mõningatel juhtudel öeldakse või on öeldud, et mulle ei maitse vesi, et see kuidagi nagu ei ole maitset, et tahaks nagu midagi muud, et siis on variantidena, kas on maitseveed või mahlade joomine. Et sealt jällegi selliste poe maitsestatud vee joomistega tulevad suhkrud meie menüüsse, mida me saame siit ja sealt lõpuks kokku tegelikult rohkem, kui meil vaja oleks. Aga see vee joomine kipub ununema või on siis vähene, mistõttu organismis ei ole piisavalt vedelikku ja vesi on ülioluline, et vanemas eas peab pool meie organismist on siis nagu vesi, et sellepärast see vee joomine on tegelikult väga oluline. Kui palju juua, seda ma räägin. Kõhukinnisus ja kui kõht on kinni, siis ega väga ju ei taha ka süüa, et kuidagi
siis ma pean minema vetsu ja siis on kõik ebamugav. Nii et kõhukinnisus võib olla üks selline murekoht, mis mõjutab toitumist ja mis omakorda on mõjutatud sellest, mida ma söön. Ehk et kui mul ei ole teatud toiduaineid menüüs, siis see soodustab kõhukinnisust, vee vähene joomine samamoodi soodustab kõhukinnisust. Isutus ehk et nagu ei tahagi väga midagi ja isutus on võib-olla isegi kõige sellisem, kõige raskemini mõjutatavam, sest kui isu ei ole, siis kuidas ma vastu tahtmist söön. Maitsemeele muutuste tõttu samamoodi valikud muutuvad, et kas eelistatakse pigem siis tugevamalt maitsestatud toitusid või jällegi see maitsemeele muutus mõjutab sellist isutust, et kui see maitsetundlikkus on läinud väga nõrgaks, siis ma ei saagi nagu mingit elamust, et see maitsemeelte muutus võib siis oluliselt minu valikuid mõjutada, soodustada ka näiteks rasvasema toidu või rohkem suhkrurikka toidu söömist, et saada sealt siis see elamus. Kaalulangus või tõus sõltuvalt siis sellest, kuidas on toitumise pool, keharasva protsendi või keharasva osakaalu suurenemisest rääkisin, luu- ja lihasmassi vähenemine samamoodi üks oluline, ma ütleks riskitegur vanemas eas, mistõttu lisaks sellele söömise poolele on oluline nii palju kui vähegi võimalik tõepoolest kas või mingite väikeste intervallidega liikumist püüda säilitada või siis ka suurendada. Ja haigustest tulenevalt siis söömised ja toidu kättesaadavuse võimaldamine. Ja mis on need, millega võib-olla kiputakse sagedamini liialdama või mis on siis pigem menüüs sellised domineerivamad, võib-olla võiks öelda. Et loomsed rasvaallikad, kui mõelda, kust me neid loomsaid rasvasid saame, siis hakkliha, igasugused kotletid või pooltooted, lihatooted, piimatoodetest me saame palju või piimatooted sisaldavad loomseid rasvasid, et kui ei ole enam väga kas tervise tõttu või mingitel muudel põhjustel ka sellist toidu valmistamist enam sellisel viisil nagu varem, siis valides selliseid kiiremini valmivaid ja võib-olla juba pooleldi ette tehtud toiduaineid, siis sealt me saame neid loomseid rasvasid, mis omakorda jällegi suurendavad keharasva protsenti. Võivad suurendada, ei pruugi alati, sõltub ülejäänud toitumisest ka. Soola, et oleks toit maitsvam, lisatakse siis toidule rohkem soola, et see on siis seotud maitsemeele muutusega. Suhkur, magusad küpsetised, saiatooted, sepikud, mida on ka menüüs rohkem ja see ei tähenda nüüd seda, et neid ei tohiks üldse süüa, et loomseid allikaid ei tohiks üldse olla või ka küpsetisi ei tohiks enam olla, et seda mitte. Lihtsalt kui neid on toidus valdav osa ja muud seal kõrval ei ole, siis me ei saa sealt kõiki, meie organism ei saa sealt kõiki vajalikke toitaineid ja meie immuunsus langeb, meie sooletegevus, toitainete tase, kõik kannatab selle tõttu. Ja töödeldud toit, et ka selliste füsioloogiliste tegurite tõttu ei pruugi enam olla võimalik süüa sellises koguses näiteks toorest salatit või tooret köögivilju, mõningatel juhtudel võib-olla ka puuvilju. Et siis ka selle osakaal väheneb, mis tähendab seda, et pigem on need toidud, mis on menüüs, sellised kas praetud, kui on ahjus tehtud, siis see on juba parem kui praadimine või nad ongi juba eelnevalt töödeldud, nagu ma rääkisin siin sellistest pooltoodetest. Ja liiga vähe kipub olema siis köögivilju, täisteravilju. Köögivilju ei pea olema siis nii-öelda värskel kujul, et need võivad olla vabalt ka supi sees, pajaroogade sees, ahjus tehtuna, keedetuna, võib-olla vokitud kujul, kellele mis võimalused siis parasjagu nii-öelda käepärased on. Täisteraviljad, kõige lihtsam näide, et kui ma valin poes leiba, siis ma võiksin valida selle leiva, kus on võimalikult suur kiudainete sisaldus kirja pandud 100 grammi kohta.
et sealt ma saan siis rohkem enda nii-öelda vajadusi katta, ehk et on täis teraviljast tehtud või siis ka vaikselt tasapisi lisades või siis välja vahetades sellised tavalised pastatooted täistera pastatoodetega või tatra eelistamine siis valge riisi asemel või siis metsiku riisi asendamine või eelistamine siis valge riisi asemel. Taimseid rasvasid ehk et teatud põhjustel ka pähklite seemnete söömine ei ole alati kõige mugavam, et kui nad lähevad kuskile siia proteeside vahele, teevad valu, siis selle poole pealt neid süüakse vähem ja ka võib-olla selliseid külmsalateid, kus kasutada õli hapukoore asemel, et ka nende osakaal siis võib olla väiksem, et neid taimseid rasvaallikaid, mis meie kehal on väga vajalikud, neid kipub siis olema pigem vähem. Ja kvaliteetsed valguallikad, milleks on siis kana või muna või ka kaunviljad, et neid siis samamoodi on pigem vähem. Ja mis on need põhimõtted, et kui ma räägin või kui ma ütlen siin, et seda on natukene palju ja seda teist on natukene vähe, et köögiviljade ja täisteraviljadega võiks siis olla nagu paremini ja selliste loomsete rasvaallikatega, et mis need põhimõtted tasakaalustatud toitumise puhul siis on. Et kõige lihtsamalt öeldud, et kui mul on regulaarsed toidukorrad, see ei tähenda, et ma peaksin sööma 5 korda päevas või 6 korda päevas. Et kui mul on juba 3 toidukorda päevas ja need on enam-vähem ühtedel aegadel, nende vahed ei lähe väga pikaks, ehk et nende vahed ei ole seal 5 tundi või 6 tundi, siis on see üks väga oluline nüanss, et ma siis iga 3 või 4 tunni tagant annan oma kehale siis piisavalt energiat. Et kui mul on toidukordasid vähem, tõesti on 1 või 2 toidukorda, siis sealt võib tekkida liiga suur energiapuudujääk. Kuigi vanemas eas me ei vaja enam nii palju energiat, on see siiski nii-öelda see alatarbimine ehk see liiga suur energiadefitsiit on tegelikult väga-väga suur, ma ütleks, probleem, millega olen mina ka nii-öelda oma klientide pealt kokku puutunud. Erinevate toidugruppide mitmekülgsus ehk et mul on, kui te mõtlete enda menüü peale, et milliseid lihaallikaid teil on, millised lihatooted teil menüüs on, kas teil piimatooted on, kas teil köögivilju on, millised rasvaallikad on, et kas lisaks võile kasutate mingit õli, võib-olla oliiviõli ja millised on teraviljad. Et igast sellest toidugrupist oleks siis midagi esindatud ja võimalusel jällegi, millised on siis igaühe võimalused, et kas neid ka varieerub. Et kas mul on tatart ja riisi ja kartulit või ma eelistan pigem ainult näiteks kartulit ja makaroni. Et siis see on üks võimalus, kuidas hinnata, et kas mul on siis võimalikult palju erinevaid asju menüüs, erinevaid toiduaineid ja ka köögiviljade poole pealt, et kas mul on igal toidukorral mõni köögivili ja kas need köögiviljad on pigem sellised 1, 2, 3, mis tavaliselt mu menüüsse satuvad või on neid natukene rohkem, et millega ma siis saaksin seal mingit sellist täiendust teha. Ja ka külmutatud köögiviljad on väga head, et lihtsalt seal on siis nii-öelda valmistamise moment ja võib-olla maitsestamise küsimus, et mitte alati see ei pruugi kõigile nii-öelda maitseda, et nad lähevad kuidagi hästi pehmeks. Nii et tegelikult neid täiustamise võimalusi ma vaatan natukese aja pärast ka, et kuidas siis ikkagi võimalikult lihtsalt ja vähese vaevaga enda menüüd muuta tasakaalukamaks. Ja ei saa kuidagi ümber vedeliku tarbimisest, ehk et selline taldriku reegel, mis võib-olla aitab visualiseerida kõige paremini seda, et mis tähendab tasakaalus toitumine või mille järgi ma üldse peaksin orienteeruma, sest infot on ju väga-väga palju meie ümber, erinevaid uskumusi ja tõekspidamisi. Aga et kui ma lähtun sellest, et ma igal päeval joon minimaalselt 3-4 klaasi vett, kui mul on 2-3 puuvilja päeva jooksul,
Kui mul on igal toidukorral, et kui te mõtlete siis nendele toidukordadele, mis teil päeva jooksul on, kas teil on ta, ei pea olema ideaalne, aga et kas seal on olemas köögiviljad, midagigi köögiviljade poole pealt, milline on see liha, et kas on võimalik teha naturaalselt aeg-ajalt ja see ei peagi jällegi olema, et alati ja 100% igal toidukorral on siis midagi, nii-öelda kõik on naturaalne ja kõik on töötlemata ja värskelt valmistatud. Aga et ma mingitel kordadel saan kasutada ka naturaalset toorainet ehk et näiteks ahjus kana teha või kala, kui on võimalik. Ka kala ei pea olema iga päev menüüs, et kui ta soovitus 1 kuni 2 korda nädalas, aga kui ta ikkagi aeg-ajalt tuleb ja ta ei ole suitsutatud või soolakala, et siis on juba tegelikult väga hea, et pigem selline siis ahjukala aeg-ajalt, kui on võimalik lisada. Muna, väga hea valguallikas, et põhimõtteliselt siin taldriku reegli peal on need valgud, rasvad, süsivesikud kõik nii-öelda esindatud. Et sellepärast ei räägigi ma rohkem toitainete keeles, vaid toidukeeles. Et tõesti, et mul on siis piimatooteid, mul on muna, mul on kana, mul on sealiha või veiseliha, võiks eelistada veiseliha sealihale. Et millises osakaalus nad on ja need sektorid näitavad ka selles mõttes hästi ära, et see liha ei oleks siis ei oleks vahetuses näiteks salati poolega. Et jällegi, et sõltub siis milliseid köögivilju mul on võimalik sinna panna, kas või töödeldud kujul, kui neid toorelt ei ole väga hea süüa. Kui näiteks lihatoodete söömine põhjustab vaevusi või on selline raskustunne pärast seda, et siis jällegi pigem vaadata, et kas ma saan muna lisada kuskile, et võib-olla mulle muna sobib ja võib-olla see sealiha ongi väga raskesti seeditav ja ka kana või kalkun sobiks mulle paremini. Et milliseid võimalusi kellelgi on, need on kõik väga-väga individuaalsed. Ja see veerand, kus on siis teraviljad, siin kartul, makaronid, leib, et siis pigem võiks hoida mõõdukalt riisi ja makaronide osa ja eelistada siis kas tatart, jällegi, et need kõik toidud on okeid, aga võimalusel siis kas eelistada või võimalusel siis varieerida neid omavahel, nii nagu teil hetkel võimalik on. Ja kui ma ütlesin, et valkude vajadus ehk et see liha pool, muna pool, piimatoodete pool, et see pool kindlasti peaks olema menüüs olemas, et ei tekiks seda, et lihasmass väheneb ja tekivad kukkumisohud. Siis näiteks kui süüa, see vajadus on erinev, jällegi sõltub kehakaalust, energiavajadusest, aga kui te vaatate näiteks siin, et kui palju peaks sööma siis valgulisi toiduaineid, ehk et siin on muna, keefir, kodujuust, kana, kintsuliha ja ka oad ja tatar, näiteks kaunviljad on väga-väga head valguallikad, et siis 70 grammi, ütleme selline 70 kilo kaaluv inimene peaks siis sööma umbes need kogused, mis tegelikult ei ole väga suured, sõltub muidugi sellest, kuidas te olete harjunud sööma, milliseid toidukoguseid. Et kui päevased toidukogused on väga väikesed, siis võivad need mingil hetkel tunduda natuke liiga suured, aga et siis vähehaaval neid toidukoguseid suurendada. Ja mõeldes nüüd selle taldriku reegli peale, et kuidas need sektorid võiksid olla jaotatud ja mida ma võiksin sealt siis eelistada ja mida võib-olla kas vähendada või millele vaadata siis peale sellise teadlikuma pilguga, ongi siis liha- ja piimatoodete osas need sellised pooltooted, rasvased piimatooted või jogurt või ka magustatud piimatooted, erinevad leivakatted, et mis annavad ju justkui nagu maitset, eriti kui on tegemist sellise maitse tundlikkuse langusega, on singid, mingid kalad, näiteks soolakala, peekon, mida võib siis tulla menüüsse rohkem, et need on hästi rasvased ja sealt me saame siis natuke liiga palju. Et pigem võiks siis kasutada selliseid naturaalsemaid kana, liha, nagu ma ütlesin,
Ka külmutatud kala on täiesti okei, ka külmutatud lihatooted on okei, kui nad on siis võimalikult naturaalsed, mitte kalapulk ei ole kala. Kellel on võimalik teha ise või kellel on lähedased, kes saavad aidata, abistada, siis väga-väga head valguallikad on näiteks kaunviljad, et nendest teha erinevaid hummuseid ja määrdeid, mis on head, et need saab panna nii-öelda külmkappi seisma ja võtta, panna sealt leiva peale või sepiku peale. Ja need on väga-väga kõrge toiteväärtusega. Nii et ühelt poolt siis vaadata seda töötlusaastet ja teiselt poolt vanemaks saades on ka selliseid põletikulisi seisundeid organismis rohkem, mis tõttu ka omega-3 rasvhapped võiksid olla menüüs ja kus neid saab, on kala, on erinevad seemned, on kanepiseemneõli, kanepiseemned kooritud kujul. Jällegi, et kui siin tuleb nüüd mängu see, et neid seemneid ja pähkleid ei saa väga hästi süüa ja nad on ka kallid, neid ei pea ka igapäevaselt ilmtingimata sööma, aga siis annab neid jahvatada ja selliste õlidena kindlasti väga head toidule lisada. Jällegi, kellel mis võimalused on. Ja teraviljade poole pealt kõik, mis on sellised kiiresti valmivad, välja arvatud nüüd täistera kiirkaerahelbed, mis on selles mõttes parem valik kui päris need kiirkaerahelbed, millele lihtsalt vesi peale valatakse. Et seal on ka rohkem toitaineid, rohkem kiudaineid, aga sellised kartulipüreed või küpsetised ja maiustused, et neid võiks siis pigem võtta nii-öelda süüa vähem, et need mõjutavad minu energiataset rohkem, kõigutavad rohkem ja mis annavad sellise täiskõhutunde ja on ka toitainete poolest oluliselt paremad, on siis tatar, täistera kaerahelbed, täistera rukkileib. Ka keedetud kartul on parem kui näiteks kartulipüree, mis ei tähenda, et kartulipüreed üldse ei võiks süüa. Ja puuviljad ja köögiviljad, et jällegi kellel mis võimalused neid muuta või lisada oma menüüsse on. Ja miks need puu- ja köögiviljad nii olulised on, sest me saame sealt nii-öelda justkui nagu seda tõelist energiat ehk et toitainete poolest seal on nii palju seda, mida me muidu ei saaks, et me ei saaks antioksüdante muidu, et loomses toidus on seda väga vähe. Fütotoitained ehk et mida värvilisem on see pool, seda parem. Ja räägimata sellest, et me saame sealt väga palju vitamiine, ka mineraalaineid ja kiudained. Ja kui on nüüd tegemist näiteks sellise kõhukinnisusega või on kõrge kolesterooli tase, et siis on kindlasti väga olulised just nimelt kiudained, need, mida me saamegi täisteraviljatoodetest, mida me saame köögiviljadest, ka puuviljadest ja nendest imelistest kaunviljadest. Et see on see, mis aitab siis meie soolestikul paremini läbi käia. Loomulikult peab ka vett jooma selleks, et siis kõik see mass mu soolestikust ilusti välja tuleks. Ja naistel on see vajadus natukene madalam kui meestel. Et siin on jällegi siis, et ma ei räägiks millestki abstraktsest, on siis need vajadused, see päevane vajadus, et mida ma peaksin sööma, et saada see vajalik kiudainete kogus kätte silt toidust. Et tegelikult ei ole midagi, kui see nüüd päeva peale ära jagada, siis midagi väga hullu ei ole. Võib-olla mõni päev ma söön midagi rohkem, teine päev natuke vähem, aga et üldiselt, et mul oleks siis leiba, mul oleks tatraputru või siis kaerahelbeputru, kui mul on võimalik ja mulle sobivad, ei tekita ebamugavustunnet või väga hullusti kaasa, siis kaunviljad ja siis erinevad köögiviljad, mis sinna siis lähevad selle alla. Et siis ka selline nii-öelda väikene spikker, et kui palju siis peaksid sööma naised ja kui palju peaksid siis mehed, et mehed siis peavad natukene lihtsalt juurde võtma, et siin natuke hapukapsast, mis on väga hea soolestikule ka selliste bakterite poole pealt. Või siis kaalikat või kapsast või midagi muud sinna juurde, et natukene siis meestel olulisem. Ja kuidas on võimalik muuta menüüd mitmekülgsemaks? Et üks asi, võib-olla see rapsiõli
rafineeritud rapsiõli või rafineeritud päevalille seemneõli ei ole kõige parem. Et võib-olla vahelduse mõttes kasutada oliiviõli, et ma saan sealt neid häid rasvhappeid rohkem kui siis nendest rafineeritud õlidest. Võimalusel võiks küpsetada ahjus, võimalusel hautada. Kui on kogu aeg hästi praetud toit, siis me saame sealt rasvasid ja ka toitainete mõttes on kaod oluliselt suuremad. Ja kuidas suurendada köögiviljade poolt, et tegelikult see erinevatele toitudele lisamine, et kui ma näiteks keedan tatart või teen tatraputru, et miks mitte sinna riivida sisse porgandit või panna sinna paprikat sisse või segada hiljem sinna mingisugust, kas ma ei tea, porgand ütlesin, kurki või peeti sinna sisse riivida. Et me saame nendele nii-öelda tavapärastele toitudele siis panna juurde. Kui ma panen midagi ahju küpsema, et ma saan ka sinna näiteks punapeeti juurde lisada kartulit või kartul ei ole nüüd, ei lähe nagu, ta on küll köögivili, aga ta ei lähe köögiviljaportsjonite mõttes sinna. Aga just, et erinevad sellised kapsad ja porgandid ja kaalikad ja peedid ja kõike, mida annaks panna. Et saab kahjus väga hästi teha või siis suppidele hästi palju lisada ka külmutatud, sügavkülmutatud köögivilju. Ja sama tegelikult saab teha kaunviljadega, et need kaunviljad on meil kuidagi ära unustatud vana hea toiduaine, kaunvilju on erinevaid, aga selline toidugrupp, mis on justkui jäänud kuidagi unustusse, et kas herneid või ubasid, väga palju on ka erinevaid ubasid, mida kasutada, et siin saab jällegi oma maitse-eelistustest siis lähtuda, või siis kikerherned või läätsed, et need läätsed on ju tegelikult olnud kunagi meie esivanematel kasutuses, vahepeal on lihtsalt ära ununenud, et näiteks lisada läätsesid tatra pudrule on imehea kooslus, minu meelest see maitse on juba väga mõnus ja see toitainete väärtus on siis ka mitu korda suurem, et te siis nagu hellitate sellega oma keha organismi toitainete mõttes. Et suppidesse ka neid erinevaid ubasid või herneid lisada, salatitesse on võimalik lisada, ahju toitudesse, nagu ma ütlen, tatraroogadesse, millesse iganes on tegelikult võimalik neid juurde panna või lihtsalt tõsta endale taldrikusse juurde vahel mõnda kaunvilja. Ja vahepaladeks, et kui ei jõua, ma ütlen, et 3 toidukorda, et see ei tähenda, et nüüd peaks hakkama ilmtingimata iga toidukord tegema endale mingit erinevat toitu, et kui mul on juba valmis tehtud, et siis ongi lihtsam mul ju, et mul on mitmeks korraks ja see on kõige nii-öelda säästlikum võimalus ja kõige mõistlikum võimalus siis enda toidukordade eest hoolitseda. Aga et sinna vahepeale võib-olla mul on puuvilja võtta, tavaliselt puuviljadega enam-vähem ollakse sina peal, et nendega on enam-vähem okei. Võib-olla keefiirikamaga, mis väga hästi jälle hellitab soolestikku või kodujuustu, kuhu sisse panna kas siis tomatit või porgandit või siis needsamad kaunviljadest hummused ja määrded, mille juures on siis väga hea, kui on lähedasi, kes saavad selle poole pealt olla abiks ja toetada siis seda poolt, et jällegi, kes milliste maitsetega on harjunud, on väga erinev. Seedimise poole pealt needsamad kiudained, millest ma olen siin mitu korda juba rääkinud, et need teraviljad ja köögiviljad ja kaunviljad, aga soolabakterite jaoks on ülihead asjad ka hapendatud tooted, nii et see vana hea hapukurk, hapukapsas, hapendatud porgand on näiteks ülimaitsev ja väga-väga kasulik. Et seda ikkagi menüüsse lisada. Keefiir, kellel ei ole piimatoodetega probleemi, et siis kindlasti tasuks keefiiri lisada menüüsse. Ja meie soolabakteritel on väga hea meel, kui sellistel headel bakteritel on hea meel, kui seal ei ole, kui menüüs ehk toidus ei ole väga palju suhkruid sisaldavaid toiduaineid. Ehk et muidu läheb see soolestiku bakterite tasakaal paigast ära
Nii et selles mõttes on ka hea mõte magusa tarbimist hoida siis pigem tasakaal nii-öelda tagasihoidlikumana. Ja millised on need võimalused, et kui ongi raskusi toidu valmistamisega, kui on raskusi toidu kättesaadavusega, et siin on paratamatult nendel keerulisem, kes elavad üksinda või kellel seda tuge kõrval ei ole ja kes ise ei saa endale valmistada tõesti võib-olla punastest tubadest muffineid või mingisuguseid muid asju, et no siis selles mõttes üle oma varju ei ole võimalik hüpata. Küll aga kui see tugi on vähegi olemas, oma lähedastele öelda, et nii, et mul on nüüd selliseid asju, ma pean natukene rohkem vaatama seda, mis mul seal menüüs on, et mu keha ei jääks toitainete nälga. Et siis selliseid erinevaid määrdeid teha, ma ei tea, punastest tubadest, tavalistest hernestest, isegi sellerist saab väga hea, kikerhernestest, millest iganes on võimalik teha erinevaid määrdeid. Ja kui need on olemas karbiga kinnises karbis, külmkapis, siis nad säilivad ikkagi seal tubli 3 päeva kohe kindlasti. Ja need on väga-väga head ja lihtsad, et nad lihtsustavad tegelikult seda toidu, ütleme siis toidu kvaliteedi poolt, et ma saan midagi lihtsat võtta ja määrida endale kas leiva peale, sepiku peale, et panna sinna mõne lehtsalativiilu või tomativiilu, mul ongi väga hea vahepala olemas või siis toidu kõrvale selline hea täiendus. Kaunviljadest saab teha väga mõnusaid, maitsvaid, hõrgutavaid muffineid või näiteks sellised porgandi, bataadi, pehmed küpsised, nad tegelikult ei ole justkui nagu küpsised. Me teeme tavaliselt neid selliste nagu küpsiste nime all, aga nad on imehead, suusse olevad pehmed, et nad ei ole ka midagi sellist kuiva, et kui on see süljetootlik, kus on madalam ja ei saa neid kuivasid asju süüa, ei ole mõistlik, et siis just nimelt selliste pehmete, hästi mahlaste köögivilja või kaunvilja küpsetiste võimalus, kui see võimalus on, oleks suurepärane. Ja köögiviljade lisamine toidule, et näiteks kes teevad ise või kellel on siis lähedased tugiisikud, kes saavad aidata valmistada, et siis selliste köögiviljade lisamine, näiteks porgandit tavalisele hakklihale, et teha porgandikotlette või putrudele lisatavaid köögivilju samamoodi, et kui kas need on siis eelnevalt juba tükeldatud või on need sügavkülmutatud ja on võimalik lihtsalt võtta sügavkülmast ja lisada sellele toidule juurde, et selliste lihtsate käepäraste võimalustega, jällegi see sõltub kellele, mis on käepärane, on võimalik muuta oma toitu siis selliseks toitaine tihedaks, öeldakse siis toitumismaailmas, et ehk et ma saan sellest ühest kogusest toidust rohkem vajalikku oma kehale. Ja sellised püreed ja püreesupid, et kui on raskusi mäluda või ongi selliste hammastega seotud probleemid või neelamise raskused, et siis püreesuppidesse samamoodi annab suurepäraselt lisada küll kaunvilju, küll köögivilju, samamoodi piimatooteid või mingeid muid selliseid võimalusi, et jällegi ma muudan selle toidu võimalikult mitmekülgseks, ehk et ma saan sealt hästi palju kasulikku. Läksin korraks tagasi. Ja üks selline näidis, kus on siis hommikusöögiks puder, vahepalaks puuvili, et neid vahepalasid ei pea olema ilmtingimata 2 tükki, et võib-olla ongi siin mingil hetkel üks vahepala, et võiks jälgida seda, et need toidukordade vahed jääksid seal 3-4 tunni vahele, ehk et kui ma hommikut söön kell 8, siis kuskil 11-12 ajal mul on siis kas vahepala või mul on siis lõunasöök, et see järgmine toidukord ei oleks kell 3 päeval.
midagi kerget või mingi vahepala, kui see lõunasöögi söömine ei ole ka täpselt seal lõunaajas, et siis midagi seal ikkagi vahepalana võiks olla. Ja siis lõunasöögiks püreesupp leiva ja munamäärdega, et munast ma olengi vähe rääkinud, et tegelikult ka muna lisamine toidule on ääretult lihtne erinevatele, ma ei tea, tatraroogadele või köögiviljaroogadele, salatitele ja munamäärdena jällegi väga hea. Ja siis õhtuks kana kintsuliha ja kui on võimalik, siis selline punase oa muffin. Nii et kellel on keeruline ise endale kõiki neid asju hakata valmistama, võib-olla leiate mingisugused mõtted sellest eelnevast, millest ma rääkisin, ehk et natukese haaval midagi oma menüüsse lisada, et seal neid tegureid ja neid nii-öelda raskuskohti on tegelikult palju erinevaid, aga mis on just igaühele konkreetselt võimalik. Et võib-olla see on ainult, ma ei tea, kurgi lisamine, et vähehaaval mingite väikeste sammudega muuta siis seda toitumist kuidagi mitmekülgsemaks. Ja ma arvan, et see taldrikureegli põhimõte võiks olla selline kõige lihtsam viis, kuidas hinnata, et kas ma võiksin midagi muuta või kui tasakaalus mu toitumine on, et siis see taldrikureegel on selliseks heaks visuaalseks orientiiriks. Ja jällegi, et meil kõigil on väga erinevad võimalused seda teha, aga tausta mõttes ma loodan, et see oli selles mõttes kasulik. Ja lähedastele tugiisikutele, et tõepoolest vaadata seda, et oleks võimalik siis valmistada ette mitmeks päevaks selliseid lihtsamaid asju, mida on siis eakal võimalik ise lisada toidule või ise kapist võtta ja vähese vaevaga teha ja ka süüa. Nii et selliseid, ma olen siia pannud SOS retseptid või SOS sellised koostisosad, mis võiksid olla kapis alati olemas. Lisaks sellele, et on võib-olla see saiake või koogike ja mingi selline lihatoode, aga et võib-olla on midagi veel sellist, mida tasapisi vaikselt samm-sammu haaval enda menüüsse hakata proovima lisada, mis võiks maitsta, mis võiks tunduda nii-öelda jõukohane. Ja kõik need sammud, kõik need täiendamised, ka see, nagu ma rõhutasin, et me ei pea sööma ideaalselt, me sööme nii, nagu meil on hetkel võimalik ja me muudame siis neid asju, mis meil on võimalikud. Et see info on lihtsalt selline baas, mille pealt saate vaadata siis kas enda või oma lähedaste puhul, milliseid võimalusi on midagi muuta vastavalt võimalustele. Nii. Aga olen ma jõudnud vist ilusti ajas lõpuni, et siis lihtsalt kokkuvõtvalt, et mida võiks vähendada, mida võiks suurendada, see kõik, mida ma tegelikult siin olen rääkinud. Ja ärge siis unustage vett juua. Need maitseveed sisaldavad päris palju suhkrut, võib-olla on võimalik endal sidruni, apelsiniviilu, marjadega, millegiga maitsestada, et see vesi oleks nii-öelda maitsvam või siis kas pudel või klaas kusagil, mis meelde tuletaks seda, et mul ei läheks meelest juua. Ja liikumine nii palju, kui siis kellelgi on võimalik, kas või toas liikudes mingisuguseid lihtsamaid harjutusi tehes, et seda liikumise poolt siis ka ikkagi hoida nii palju kui vähegi võimalik. Nii, aga mina tänan